Tere, mina olen Rimi Peakook Demoga ja täna oleme tulnud siia koos kokkama Tanjaga. Tere, Tanja! Tere! Meil on jõudnud ka siia Rimi e-poest tellitud pakk, kus ma valisin meil kõik asjad välja, et teha täna maitsvat retsepti kalakotlett ja sinna on mõnus salat kõrvale. See on väga hea, ma ei ole kalakotletti väga ammu teinud. Teeme siis täna sihukest kalakotletti, kuhu me ei pane muna, selle asemel kasutame majoneesi ja läheb laimikoort, natuke mahla, tilli ja riivsaia ja vahukoort. Vahukoort? See on vist esimene kord, kui ma kuulen, et vahukoort pannakse kotlettides. No selles suhtes nagu öeldakse alati, et valge kalakotleti siis see peaks minema mingit rasva, searasva või mingit pannakse kaela või midagi. Aga me teeme nagu vahukoorega. Aga tore, et mina saan ka nipid nüüd teada. Just. Lõikad nagu luu läbi kõik. Töötab! Nagu päris. Nõmes. Paneme kaalu peale ja paneme siia 90 grammi vahukoort. Ja ma lõikan su samal ajal väiksed sibulakubikud ka juurde. Ja nüüd tuleks siis riivida kõige peenema riiviga ühe laimi koor. Läheb aega. See roheline läheb sisse, siis koore sees oled eterlikud õlid, annab kerge maitse talle. Ja nüüd läbi segada. Ta peaks alguses minema hästi nagu vedelaks. 4-5 minutit peaks segama. Et ta peaks minema nagu hästi tihkeks tagasi. Ja nagu kinnaste külge ei tohiks nagu enam väga palju jääda, et siis ta hakkab nagu lahti tagasi ajama. Tee nagu kuskil jõulisemalt, et võid isegi nagu visata nagu läbi. Putru ei ole söönud, ei ole putru söönud. Et see annab selle, et see nagu lööb tegelikult õhu välja sellest kotletist. Okay. Ja siis ta läheb külmkappi seisma veel. Teeme nüüd salati. Selle jaoks viidutame fennelid. Nii. Ma ei ütleks, et ma olen väga suur apteegitilli austaja, kuigi apteegitilli mett, ma mäletan, ma jõin pudelitega kunagi. Ja siuke nagu natuke nurka võib-olla. Ja siin kuskil 1/3 enam lõppu peaks tulema juure osa, siis lõpeta ära lihtsalt. Siis kui näpud jäävad lõppu, jah? No teoreetiliselt ei tohiks, aga küüneotsad lähevad ära. Okei, maniküür tehtud. Just. Läheb sisse. Jaa. Kas sina tead näiteks, et Rimil on olemas ka värskuse garantii? Kui toode ei ole minu jaoks piisavalt värske, jah, kui ma ei ole rahul, siis ma võin tagasi viia. Just nimelt, et kui sa tunned, et toode ei ole ikka see, mis ta peaks olema, siis sa võid minna lasta toote ümber vahetada või küsida raha tagasi. No, see on väga hea. Jah, et see annab jälle sellist kindlustunnet, et tulla Rimisse oma köögivilju ja puuvilju ostma. Aga mis su nagu enda toidueelistused on niisuguse kiire elutempo juures, nagu muusikul tavaliselt on? Ütleme nii, et kui on kiire tempo, siis me, siis me enamus muusikud saavad kuskil tanklatest kokku. Ja hästi tugevalt võid nagu täitsa pigistada läbi, et siis peaks tulema sellest fennelist uuesti nagu maht välja. Ja siis vajuta lihtsalt tasaseks ja paneme külmkappi seisma. No meil peaks tulema siit välja, kui me teeme 200 grammised 6 tükki, teeme väiksemad 7 kotletti. Hakkame tegema siis. Siuke korralikku peotäie. Okei, see on päris suur kotlett. Mulle meeldib niimoodi käte vahel. Mõni teeb kodus noaga. Oi, ootad, sul tuli nii ilus. Ma tavaliselt teen... Mul on siuke lai pöial, millega on hea nagu äärt teha talle või ranti. Ma ei tea, kuidas see... Nii pidi või? Oota. Ja mul on nagu siuke süsteem, et panen 2 kätte ja siis pöidla panen see äärde ja siis nagu keerutan. Ja siis pärast lükkan ääred ilusaks. Niimoodi. Okei, no kui ma paneerin enda oma ära, siis ei ole näha, et ei ole nii. Aga näed, naiselik. Just. Minu kotletid läksid siis. Ja, paneme esimesena väiksed poisid peale. Tüdrukud. Selge. Ja teeme veel niimoodi, et vahetult enne, kui hakkame keerama, paneme võid. Siis jääb siuke pehmem. Ja samamoodi on ka see, et õli ei lase võil ära põleda, aitab nagu temperatuuri tõsta. Et kui ainult võiga praadida, siis või põleb nii kiiresti ära lihtsalt. Kas ahju lähevad igal juhul või kõigest väiksed saavad? Väiksemad saaks iseenesest panni peal ka valmis. Ja siis on näha, et äärest hakkab juba kergelt kuldpruuniks minema. Ma vaatasin see aeg nagu keerata, et teeme väikseid tšekkamised. Palju võid. Või on hea. Teeb ta kuidagi nagu tunduvalt pehmemaks ja hõrgumaks. Laseme 6 minutit, ma arvan, on okei.
minu oma on juba valmis. Jah, väiksed tüdrukud. Väiksed tüdrukud on kiiremad. Nii, nüüd on ka suured poisid valmis saanud. Ja mis siis muud kui serveerima. Ja siis siukse tornina nagu peale panna. No mul muidugi väga torni moodi pole. No, saame kohendada äkki või? Lükkame siin natukene nagu üksteisele otsa. Võib täitsa panna kotleti peale ja salati peale, et lihtsam nagu sisse miksida. Oho, väga kaunis. Natukene siia, natukene siia. Tada! Suurepärane. Ja valmis nad saidki. Aitäh, Tanja, et olid abiks. Aitäh kutsumast, väga põnev oli. Ja, et nüüd saab kodus äkki järgi proovida ja ka kõik teised saavad proovida teistsugust kalakotletti. Ja mis muud, kui me hakkame sööma.